Õnnistatud kallis kogudus, see on tähtis osa meie teenistusest. Ja kui te mõtlete Jumala teenistusele nagu seegi, siis üks osa on sellest, et me tuleme ja paneme oma südame Jumala ette ja ütleme, et siin me oleme, täpselt sellised nagu me oleme. Natukene võib-olla keskmiselt paremini riides kui võib-olla argipäevas, aga näe. Ja Jumal saab vaata enne kõike mu südamesse, mis seal on. Ja siis tuleb see sõnaosa ja see sõnaosa eesmärk on tegelikult meid üles ehitada. See on õpetus, see on vahest noomimine, see on vahest selleks, et me tegelikult kasvaksime. Ja üks peamine osa, kui sa oled iga pühapäevane või kolmapäevane või mis iganes päevadel sa Jumala kojas käid, selle osa eesmärk ei ole tegelikult lihtsalt, kuidas ma ütlen, lahutada sinu meelt, vaid selle osa eesmärk on, et sa muutuksid. Et püha vaimu kaudu sina muutuksid. Sinu süda ja sinu teod ja minu süda saaks Kristuse sarnaseks. See on selle asja eesmärk. Et kui sa tahad paremaid jutlusi, ei pruugi saada. Aga lase püha vaimul südant muuta, siis võib minna paremaks. Amen. Aga täna jutluse pealkiri on, kuidas võita himu, uhkus ja viha. Ärkamise jaoks puhastatud süda. Kuidas võita himu, uhkus ja viha, et ärkamise jaoks oleks süda puhas. Ja see tuli mulle nädala sees, kui me Kärdiga üks hommik istusime maas oma toas ja ma Luuka evangeeliumis seoses sellega, et lapselapse nimi on Luukas, vaatasime kohe Luuka evangeeliumit natukene tähelepanelikumalt. Ja siit kohe alguses jäi silma see koht, kus Jeesus on kõrbes kiusata. Ja ta on pühavaimu väes ja saatan kiusab teda seal 3 peamise kiusuga. Ja need kiusud lõpevad kõik sellega, et Jeesus tsiteerib Jumala sõna ja siis saatan jätab ta mõneks ajaks rahule. Seal on kirjas mõneks ajaks, ehk siis see oli siis selleks korraks kõik. Ja mõnes mõttes on tänane jutlus ka nendest samadest kiusudest või kiusatustest. Aga põhitekst on Jakobuse 4:8 ja see on meile, kes piiblit tunnevad, tuttav kirjakoht, aga ta on väga tähtis. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Aamen. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Puhastage käed, patused ja tehke puhtaks südamed kahe vahel olijad, kahtlejad, kes on niipidi ja kes on naapidi. Tehke puhtaks südamed. Iga inimene ka täna siin saalis võitleb millegagi, mida teised ei näe. Teie ei näe minu sisse, aga Jumal näeb ja minul on kiusatused ja sinul on kiusatused. Mõni lahing ei käi pangakontol, mõni lahing ei käi tööl, mõni lahing ei käi abielus, mõne suurem lahing käib hoopis südames, on hoopis seal reaalselt. Ja Heebrea mõtlemises süda ei ole see koht, kus lihtsalt tuntakse, vaid on ka koht, kus tehakse otsuseid. See on see otsuse keskus, kus toimub keskne juhtimine, see on sinu südames. Ja meil ei peaks kellelgi illusiooni olema, et selles südames iga lihas sündinud inimene ei oleks kiusatud. Ma kujutan ette, et see on oluline just koguduse keskel ütelda, et meil ei tekiks arusaama, et koguduses oleks kedagi, keda ei kiusata.
kui sa hingad, siis sind rünnatakse, kui sa elad, siis pannakse sind proovile ja vahest jäetakse mõneks ajaks rahule. Ja see vaimne võitlus on see, millest Jumala sõna räägib. Ja isegi Luuka evangeeliumi selles samas 4. peatükis me näeme, kuidas Jeesus oli kõrbes 40 päeva ja oli kiusatud, rünnatud, aga ta ei langenud. Ja meid sageli rünnatakse ja me langeme. Läheme kiusatuse ohvriks. Nagu täna on, läheme petukõnede ohvriks. Sulle helistatakse ja öeldakse, et see on keegi ja tuleb välja, et see ei ole keegi ja tema eesmärk on saada sinult midagi kätte. See ei ole midagi erinevat sellest, kuidas saatan püüab meiega manipuleerida. Lubades sulle midagi, sina lähed selle asja ohvriks ja vastupidiselt saad hoopis midagi muud. Ja küsid, miks ma sain, mida ma ei tahtnud. Sest me allusime kiusatusele. Ja meie koos palume, meie ei saa palvest teiega koos sageli. Ja ka mina ja minu siis tütrekene ja kogu pere, me olime koos Tartus, võtsime käest kinni, ümbert kinni ja palusime samamoodi meie ei saa palve, kus on ära saada meid kiusatusse. Inimesed võitlevad erinevate asjadega, mõni himuga, mõni uhkusega, mõni vihaga, mõni võitleb kadedusega, võib-olla selline salajane kibestumine, mõni sõltuvus, millest keegi ei tea, mõtted, mida julgeks mitte kunagi kellegile tunnistada. Ja huvitav ongi see, et väljast ju võib paista inimene edukas ja see väline meid nii petab ära ja me lähemegi selle välise ohvriks. Inimesed räägivad kasvust, räägivad heast mõjust, heast viljast, räägivad edust, isegi ärkamisest võib rääkida. Aga ennem kui Jumal midagi meie kätte annab, pange nüüd tähele, vaatab ta meie sisse. Jumala jaoks on kõige tähtsam see, mis su südames toimub, mitte see, mis sul väliselt on või ei ole. Kui vooruslik sa välja paistad, kannad sa meiki või ei kanna? Ausõna. Jumala jaoks on kõige tähtsam, mis su sees toimub. Mis toimub selles heebrea sõna lev südames? Mis seal toimub? Mis on kontrollkeskuses? Kas kontrollkeskuses on kord või on seal segadus? Vastakad käsklused. Ma lihtsalt kujutan ette, täna me oleme olukorras, kus toimub palju sõjalisi aktsioone igal pool. Ma kujutan ette, et selleks, et need toimiksid, seal peab olema kord, süsteem. Ja ma näen meie sees olevat südant nagu sarnased, see on kontrollkeskus. Ja see küsib, aga milline on see süda? Ja minu meelest me räägime liiga vähe südamest. Õpetussõnades on, et üle kõige tuleb hoida mida? Südant. Sest sellest lähtub elu, elamine. See ei ole mitte ühekordne elu, vaid see on jätkuv, kestev elu. Sellest lähtubki elu. Siin ei räägita ju tunnetest, siin ei räägita muust kui sellest keskusest. Mõtted, tahe, motiiv, mõtted, tahe, motiiv, uskumused, iha, mis on meie sees. Ma saan aru, et kui meie südamega on korras, siis meie elu liigub õiges suunas. Sest see, mis on südames, see tuleb ka elus välja. Ehk siis teisisõnu, kui meie südamega on asjad korras, siis me näeme, kuhu poole elu hakkab liikuma. Kui südamega on asjad valesti, siis hakkab elu ka valesti liikuma. Ehk siis, kui meile tekib elus küsimus, mis mu elus parasjagu toimub, siis tuleb küsida, kas mu südamega on asjad korras.
Ehk siis see, mis on mu sees, paistab lõpuks ka alati välja. Ja ma ei väsi sellest ütlusest, et kuidas see vahest konservatiivsete baptistide kohta öeldi, et me oleme rõõmsad, aga ainult enda sees. See on nii vastuoluline lause, kui veel annab. Ma olen väga rõõmus ja see ei paista välja, ei ole omavahel kooskõlas. Sa ei saa olla. Kui mina nägin lapselast, mina nutsin. Minu pisarad tulid välja. See ei oleks loogiline öelda teile, et jaa, ma nägin last, see väga liigutas mind mu sees, aga näost mitte midagi sa lugeda ei saaks. See ei ole inimlik. See tähendab seda, et kui meie näos midagi ei liigu, siis sees ka ei liigu. Sinu sees ka mitte midagi ei liigu, seal ei ole seda rõõmu elementi, seal ei ole seda vabaduse elementi, sest see paistab sinust välja. Aga olgu, me läheme siis nagu teise asja orki, me näitame seda välja, mida sees ei ole. Selle nimi on näitlemine. Ka see ei kesta väga kaua. Ma vaatasin hiljuti ühes näitlejast sellist intervjuu vormis saadet, ja ta ei ole mitte üldse see, keda ta näitleb, et ta on. Ta on kõike muud kui see, mida ta näitleb, sest need näitlemised on rollid. Mida ta näitleb, tema ise on midagi muud. Aga sügavam ju sõda käibki siis nähtamatus maailmas. Ja see on see sama Efeeslase 6.12, meil ei ole võitlemist liha ja verega. Me ei tegele sellel tasandil, me alustame alati sellest, mis on südames. Nii et sinu suurim vaenlane, kuigi sa võid arvata seda vahest, ei ole su naaber. See füüsiline naaber, kes ei lase sul magada. See ei ole inimene, see on lahing, mis toimub meie peas. Joyce Meyer on kirjutanud sellest ühe pikema raamatu, Lahing väljas meie peades. See lahing võib olla sinu ihad, soovid, tahtmised, nagu Paulus nendest kirjutab. Sest suurim vangla võib olla hoopis sinu süda. Seal ollakse kinni milleski, millest sa lahti ei lase. Me elame väga haiges maailmas. Ma olen üdini optimist ja usklik. Aga me elame väga haiges maailmas. Iga teine inimene on täis hingehaavu. Küll sellepärast, mida ütles ema või jättis tegemata. Või mida keegi teine tegi sulle, mida sa ei suuda enam mitte kellegile mitte kunagi andeks anda või tahaks anda, aga raske on. Või ja nii edasi. Me oleme selles mõttes haiges maailmas, kus räägitakse sellest, et kui on kõik segamini sinu elus, siis see on suur tarkus. Või et kui sa oled täis himu, siis sa oled vaba, täiesti vaba. Kui sa tahad mida iganes, keda iganes, siis sa oled täitsa vaba. Või et kui sa oled uhke, siis sa ikkagi oled tõeline enese teostaja. Nagu segane on see. Ja siis arvatakse, et see võitlus selle segaduse, selle enese teostuse uhkusega, et see kuidagi mõjuta meid või meie elu väljundit. Mis elu me siis saame teiega lõpuks? No kuidas ei mõjuta? See on ju vale. See ju, mida sa kuuled, ju mõjutab sind. See ju, mida sa vaatad, ju mõjutab sind. See ju, mida sa usud, reaalselt täna usud, ükskõik mida sa usud, see ju mõjutab sind, mida sa usud. Sa võid ju öelda, et Elari, sa oled usklik, aga ma võin öelda, et sa oled ka usklik, sa ju ka usud ja sa saad oma usku mööda oma elu. See, mida sa oma mõtetes kordad, seda sa saad ja see sa oled.
Seega ei ole küsimus, mis toimub maailmas. See on nagu nii popp küsimus, mis toimub maailmas. Tahaks teada, mis sellest maailmast saab. Peamine küsimus on, mis sinu südames toimub, sest see ongi see maailm, millest lähtub elu. Me ootame ja vaatame, et päästja tuleb Ameerikast või kuskilt mujalt. See päästja sündis 2000 aastat tagasi. Meie keskele lihaks saanud Jeesus Kristus, kes on sinu ainus isiklik päästja ja lunastaja, kui sa ta vastu võtad. Sest kõigile neile annab ta meelevalla, et selles kontrollkeskuses nimega süda hakkavad asjad korda minema. Elu läheb paika. Ehk siis küsimus ei ole, mis maailmas toimub. Meie ei küsi koguduses seda, mis maailmas toimub. Me teame seda, mis maailmas toimub. Aga mis toimub sinu südames? Ja kui südames on asjad korrast ära, siis inimesel läheb elu ka korrast ära. Rooma kirjas on see, et ärge muganduge selle maailmaga. Ärge hakake vaatama, mis selles maailmas toimub. Ärge saage selle maailma sarnaseks. See hoiatus ei ole ju sellepärast, et olge ignorantsed või ärge teadke, mis toimub, vaid sellepärast, et sellest ei lähtu elu. Vaid elu lähtub, kui see kontrollkeskus meie sees, see, mida peaks püha vaim juhtima, et see uueneks päev-päevalt. Hoia oma südant enam kui kõike muud, sest sellest lähtub elu. Meil on probleem. Meil on probleem selles, et me tahame, Jumala väge oma koguduse keskele. Me tahame püha vaimu reaalset kohalolu koguduses. Me laulame, et püha vaim langeb ja me kogu südamest igatsemegi, et ta langeks koguduse peale. Tulena, vihmana, sellises väes, et kogudus ei suuda püsti seista. Et meie emotsioonid vallanduvad. Me igatseme seda. Aga me ei mõista, kui oluline selle keskel on tegelikult seesama süda ja selle puhtus või südame määrdumise küsimus. Aga sa võid öelda praegu, et aga Elari, ma olen uus loodu Kristuses. Millest sa räägid? Teise Korintuse 5.17 on, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Õige. Rooma kiri 12.1, tooge oma ihud Jumalale elavaks ja pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Uus loodu, kes toob oma ihu elavaks ohvriks. Ma olen uus loodu, aga ma pean tooma oma ihu elavaks ohvriks. Mu meel peab jätkuvalt uuenema. Mulle tundub, et me oleme aegad eksitatud. Ma olen uus loodu Elari, kõik on nüüd korras, aga nüüd tuleb see sõna, aga sa pead igapäevaselt meele uuendamise teel saama pühaks ja meelepäraseks ohvriks Jumalale. Kirikuisad mõistsid seda väidet väga ilusti. Nemad said aru, et elu ei ole selline staatiline, et sain päästetud, nüüd on kõik korras. Mõned said nii aru, aga et vaid pidev muutumine toimub. Ja sellepärast ma alustasin mind kuidagi südames plahvatas see mõte teil siia, et selle teenistuse mõte, austada Jumalat, tuua au talle, aga on saada muudetud. Veel tuli selline mõte, see ei ole ju restoran. See ei ole ju tellimiskeskus, kus sa ütled, et palun mulle seda. Istud maha ja ootad, millal mind teenindatakse. Ehk siis uus loodu Kristuses ei ole mitte lõpp, vaid on algus. See oli algus. Ristimine, seesama usk ja arm ju ei tühista kuidagi automaatselt inimese harjumusi. Ma ei tea, kaua sa oled juba usus, millal sa ütlesid Jeesusele, mina ainult sinuga koos ja siis järgmine päev vana harjumus tuli esile. Need ei ole kadunud automaatselt. See on sageli enesepettus meie enese keskel. Hiljuti just olin ühel kogunemisel, kus pastor kiitis vastsündinud kristlasest beebit
Ja selliste sõnadega, kui ma mõtlesin, vau, üks samm veel ja uhkus aitab upakile. Midagi ei ole ju viga kiitmises, aga me teame lihtsalt väga hästi, mis tähendab liigne kindlameelsus eneses. Sellega ei ole meil kellelgi väga hästi läinud. Meil tuleb kahte asja eristada lihtsalt. Õiguslik seisund Jumala ees, sellega on nüüd korras. See nagu ma poegadele ütlesin, kui nad nüüd ristitud said, ma ütlesin, nüüd on teil Jumalaga rahu. See on see õiguslik seisund, sa oled võtnud Jeesuse Kristuse vastu oma südamesse. Õiguslikult see, keda sa kuulutasid enda issandaks, tema on sinu issand ja sinu Jumal. Aga nüüd on meil rahu Jumalaga. Aga siis see teine pool on sisemine tervenemine. Uuenemine päevalt, see teine pool. See ei saa jääda ularusse. Inimene võib olla uus loodu Kristuses, aga temas elab uhkus. Mäletate, ma olen seda öelnud, keegi ütles mulle, ma olen 60 aastat kristliku karjääri teinud. Keegi ütles nii. Auahnus, himu, viha, enesearmastus, laiskus ja pinnapealsus. Seetõttu varases kirikus räägiti rohkem võib-olla meeleparandusest, paastust, palvest, almustest, siis alandlikkusest või enese läbikatsumisest. Võib-olla need olid rohkem teemad. Aga meie tahame tegelikult ilma irooniata, ma ei vähenda seda, aga me tahame rohkem imesid. Me tahame rohkem autoriteeti. Me tahame vaimulikke kogemusi võib-olla rohkem, nähtavat mõju. Aga kõik saab alguse sellest, mis su südames toimub, kallis õde ja kallis vend, mis minu südames toimub. Meeleparandus, himude taltsutamine, salajaste pattude tunnistamine, alandlikkus, kuulekus. Need on kõik valusad sõnad, kui ma vaatasin neid, need kõik nagu sunnivad mind Kristuse ette minema ühes teises meelsuses. Ja see on nii ohtlik, kui me kõike muud tahame ja teeme Kristuse nimel, sest mind viimased kuud see kirja kohta, et sa oled minu nimel teinud seda, teist ja kolmandat. Kas sa mind tunned? Tema ütles, et ei tunne. Ja ma küsin, kas ma tunnen oma loojat, kas ma oma teadliku päeva saan veeta teistmoodi, et keskenduda oma Jumala tundma õppimisele. Hiljuti küsis üks noor mees minult käest, et mida ma peaks Elari õppima minema. Võib õppida mida iganes, mis sulle meeldib. Õpi, mis sulle meeldib. Täna saab õppida, mis sulle meeldib. Õpi. Aga oma Jumala tundma õppimine, see on must be. See on kõige tähtsam asi, mida sa oma elus saab teha, on õppida tundma oma Jumalat. Inimene ei tea ennem, kui haige ta on, ennem kui ta jää vaikseks Jumala ette. Kui ta ei lõpeta selle enese õigustamise, kui hea ja kui tubli või kui vaene või õnnetu ma olen, kus mul ikka on nii ja vanemad ja isad, emad ja kehvad geenid ja nii edasi, kui sa vait jääd Jumala ees, siis me saame lõpuks aru selle, mis on meie tegelik olukord. Me ei räägi ju ainult suurtest nähtavatest pattudest, me räägime ka nendest, mis on nagu, sest kas või see soov olla imetletud. See on kunstist alates, vaadake mu maale, imetlege, mida ma tegin. Või võtame solvumine, kui keegi sind ei märka. Mis see on? Või rõõm teiste ebaõnne üle, mis see on? Ai, kui tore, tal on veel halvem. Kadedus. Ma näen seda kodust alates. Kuidas tekib kadedus Venna jõe vahel? No kus see tuli? Ma ei õpetanud neile seda.
vaimulik uhkus. Tšau, Veka. Enesehaletsus. Kontrolli vajadus. Kõik peab olema kontrolli all. Teesklus. Need ei ole nagu nähtavad patud, need on nagu sellised, nad on nagu jooksevad ridade vahel. Natuke domineerib, natuke ei domineeri, aga nad kõik omavad mingisugust määrdumiselementi. Ja see tähendab, et süda läheb vales kohas, ta taotleb midagi teist kui Kristust. Ta taotleb midagi muud kui ma alistun taas su ees, Kristus. Jälle siin vana mina aitab. Üks vaimulik kirjutas kunagi nii, et tulevane ärkamine ei püsi ainult võidmise peal, vaid Kristuse iseloomu peal. Meie kogudused ei ole ainult võidmise peal, vaid kas minu meelsus on Kristuse meelsus, kas ma päevalt muutun Kristuse sarnaseks või ei muutu. See on kontroll küsimus. Aga ma olen uus loodu Kristuses, Elari. Amen. Õiguslikult on nüüd korras. Lähme edasi. Uus loodu tuleb välja elada. See uus loodu vajab nüüd välja tulemist. Ja kui seeme on istutatud, siis see peab saama kasvada. Laps on nüüd sündinud, see laps peab saama nüüd kasvada. Me kasvame Jumala sarnaseks, Kristuse sarnaseks järk-järgult. Ja üldiselt Jumal ei tee mitte midagi küpseks hetkega. Nii on ka koguduses. Keegi ei saa küpseks nii. Me kasvame. Ja meil on vaja seda Jumala sõna ja seda täna eriti. Ja sellepärast Jakobuse kirjas see sama, tulge Jumala ligi. Mitte nimede ligi, mitte kogudusse. Ärge tulge mitte kogudusse, vaid tulge Jumala ligi. Mitte nende vaimulike tegevuste ligi ärge tulge, mida me teeme. Ülistusteenistus, tervendusteenistus, vabastusteenistus. Kõigil on oma koht, aga sa tule ennekõike Jumala ligi. Ja kui sa tuled Jumala ligi regulaarselt, rõhuasetus on regulaarselt, siis mis juhtub on, et valgus, see sama Jumala valgus paljastab pimeduse. Sa võid tulla Jumala ligi nagu Hanna. Piiblis on tegelane Hanna, kes tuli oma sisemise valuga. Ja see oli juba nii, et aeti segamini, kas ta on päris kaine, sellepärast, et ta lausa purskas sellest valust. See tuli tast välja. Rabid vaidlevad, et kas nii tohib ikka Jumala ette tulla, et äkki see on erand. Et nii päriselt ei ole päris kombekas, sest Taavet ütleb, et ma tulen aukartuses su ette. Ma arvan, et me ei vaidle täna selle teemal, sest tule, kuidas sa tuled, sest Jeesus ütleb, mina tahan näha, mis su südames enne kõik on. Kartuse ja värinaga on, kuidas on kirjas. Aga tõde on ka see, et me tuleme vahest Jumala ette täielikult ette valmistamata. Kiirustades, ja ma olen aru saanud enda puhul ka, et ma lähen palvesse oma mingi mootori pealt. Ma tulen sealt välja ka oma mootori pealt. Ma lähen Jumala ette nimekirjade ja huvidega, ja tulen välja nimekirjade ja huvidega ja loodan, et ta hakkas nüüd tööle. Ja siis ma saan öelda, et tehtud. Nimekiri on üle antud. See on põhimõtteliselt see kolmas kiusatus, millega saatan kiusatas Jeesust. Viske ennast siit alla ja küll su inglid kinni püüavad. Mis annab nagu võimaluse meil olla lohakad. Kes ütles, et me võime olla vastutustundetud koguduses? Laisad.
Kes ütles, et sina ei pea mitte tööd tegema 6 päeva nädalas? Mina ei tea seda. Kes ütles, et me ei peaks saama väga headeks selles, mida me teeme? Kes ütles? Ma olen aru saanud, et palvel ja palvel on kvaliteedi vahe. Kas ma valmistun selleks? Kas ma tõepoolest lähen Jumala ligiolusse? Ta ütleb, tule, kas ma nüüd tulin? Või ma tulin ja läksin? Minul on see vahe kogeta. Ma kogen seda vahet, kui ma kipun kiirustades Jumala ette minema. Parim viis, mida ma olen leidnud Jumala ette minekuks, on see, et Jumal, mul ei ole mitte midagi öelda. Sina oled Jumal, mina olen laps. See on umbes nii, et vahest keegi küsib nõu, aga siis, kui sa hakkad nõu andma, siis ta segab sind ja jätkab vestlusega. Siis järelikult pole seda nõu tegelikult vaja. Aga olgu, meie suuremad vaenlased on meie sisemised. Sisemised asjad, kontrollimatu viha. Ja ma arvan, et me oleme teadlikud nendest ja kui ei ole, siis las Püha Vaim ilmutab, mis on need sisemised himud, mida me kas peidame või millega me ei tegele. Sest üks asi, mis himu teeb, ükskõik mis himu, mida me tahame rohkem kui Jumalat, on see, et ta viib ära fookuse õigelt asjalt. Ja täna on neid asju, mis püüavad meie fookust ära võtta rohkem kui eales just kui varem. Tähelepanu sellelt, mis on tähtis elus. Et kui ma ütlen, et kõige tähtsam, mis oma elus saad õppida, mida iganes, on Jumala tundmine, siis sellega võistleb kõik muu. Teine väga oluline kiusatus on uhkus. See on selline nähtamatu mürk. Võib-olla himu on selles mõttes nähtav, et ma näen, mida sa püüdled, mille järgi sa püüdled. See on meie eludes võib-olla nähtav, aga uhkus ei ole. See on selline nähtamatu. Kui me solvume, kui meid ei tunnustata. Aga miks nad mind tähele ei pannud? See on uhkus. Kui ma vajan pidevalt tähelepanu, selline haiglane tähelepanu vajadus, see on täiesti uhkuse element. Ei tunnista mitte kunagi oma vigu. Mina ei ole kunagi süüdi. See on uhkus. Põlgad väiksemaid tegijaid, kes on nagu natuke madalamad sinust. Või keegi ründab sind kriitikaga, ütleb sulle midagi ja sulle ei saa kunagi midagi öelda, siis see on ka uhkuse märk. Või et tunned, et tema aeg on liiga väärtuslik teiste jaoks ja sa ei taha seda panustada. Sisuliselt saab öelda juba, et siis uhkus teeb tööd. 1. Korintuse 10:12, kes arvab enese seisvat, vaadakut ta ei langeks. Ja 3. võib-olla on viha, selline kontrollimatu jõud. Toob kaasa hästi palju halba otsuseid. Mooses oli suur juht. Juhtis rahvast, kandis väga suurt kutsumust enda sees, aga tal oli ka kontrollimatu viha oli sees. Nii et võiks öelda niimoodi, et isegi kui Mooses pidi kandma seda kontrollimata viha tagajärgi, siis keegi meist ei saa suhtuda sellesse kergelt. Jumalale meeldib murtud süda. Ja see murtud süda on ennekõike süda, mis ütleb, et Jumal siin see süda on. Sellel on aratasti peidetud himusid. Selles on arvatavasti uhkust, aga selles on ka sellist viha. Murtud meel on Jumalale ohvriks.
meeldivaks ohvriks. Ja see ei tähenda seda, et sa pead ennast vihkama. See on nüüd järgmine probleem. Vaid see tähendab enne kõike seda, et me tulemegi Jumala ette alandlikult. Et me saame aru, et lõpuks kõik, mis sul on ja mis mul on Jumala armust. Kõik. Meie enda võimekuse tulemus on väga, väga, väga piiratud. Eriti vaimulikus töös. Mida veel murtud inimene vaim on valmis tegema, et ta on valmis meelt parandama. Kui püha vaim koputab, siis ta on valmis meelt parandama. Ta ei kaitse kuidagi iga hinna eest oma ego, ei õigusta pidevalt ennast, vaid tunnistab, et ma olen eksinud. Me kulpame maksima kulpa. Ma olen süüdi, ma olen täielikult süüdi. Ja täielikult õigeks mõistetud. Jumala arm on suurem. Nii nagu eelmine pühapäev Ago jutlustas. Johannese 15.5 ilma minuta ei suuda ta midagi. Me saame olla Jumala armust Jumala tööriistad. Mitte sellest, mida me soovime või mida me tahame. Me tahame olla 3 punkti Jumala armust, me need saame olla. Ja ainult nii, et ta ütleb, tulge minu ligi, siis ma tulen teie ligi. Kui sa tahad kogeda, kui ma tahan kogeda, kui Eelimi kogudus tahab kogeda seda Jumala erilist ligiolu, saab kõik alguse meie kontrollkeskusest. Meie südamest, mis seal toimub. Ja see, kuidas see töö käib, see töö on ju 99% siit hoonest väljaspool. Meie kodudes, meie töökohtades, meie perega, meie esimene messuna põld on kus? Kodu, meie oma pere. Küsi endalt, see on sama küsis mulle, aga täna esitan need küsimused kallid teile. Kas minu sees elab uhkus? Ma ei tea, kontrollküsimused on, ma tean niigi. Mina ei kuku, ma olengi natuke parem kui nemad. Natukenegi parem. Ma pean küsima enda käest, kas mu elus on viha, kas on solvumist, kas on kibedust või sellist ärritust, sellist teadlikku. Ja teate, see tuleb nii kergesti välja. Jälle tuleb üks vestlus ühe usukaaslasega ja oidas sajatas seda valitsust. No see oli umbes siuke peaaegu, et sarvilised lendasid, aga on natuke viisakamas vormis. Kas minu sees elab himu, silma himu, elukõrkus ja teate küll, tähelepanu himu. Need on sellised asjad, mis on nagu kontrollküsimused. Püha vaim, kuidas nende asjadega on? Ja mida siis teha? Ma panin tänaseks mõned asjad siia kirja, et mida me võiks uuel nädalal kõik koos teha, et järgmine pühapäev oleks tunnistust. Esimene asi on, võtame uuel nädalal, iga üks, keegi on selles parem, keegi ei ole, iga päev aega üksi Jumalaga. Ilma telefonita, ilma mürata. Iga päev. Ma alguses panin siia aja ka ja siis võtsin selle aja ära. Teiseks, kui sa oled üksi, loo mulle puhas süda. Palveta seda. Psalm 51.12. Loo mulle Jumal puhas süda. Mis on mu südames, Jumal, mis ei austa sind? Aeg on läbi. Lase Jumalal puhastada. Sa ei pea mängima vaga.
mitte mingil juhul ei pea mängima vaga. See ei ole su välimus, see ei ole su hääletoon, see on siiras süda Jumala ees, see on kõige alus. Ja viimane on tule ja jaga, mis toimus. Võib-olla kolmapäeval oled valmis palvekoosolekul juba jagama, mida Jumal sulle see nädal on õpetanud. Kallid, ma lõpetan, aga ärkamine tuleb. Aga küsimus ei ole, kas rahvas tuleb kokku. See ei ole täna küsimus. Küsimus ei ole ka selles, et kas saalid täituvad. Küsimus ei ole selles, milliseid ülistuslaule me hakkame laulma, vaid küsimus on, kas anumad on puhtad. Kas see kogudus, kelle keskel püha vaim tahab tegutseda, on pühitsetud Jumala jaoks, täielikult kõrvale pannud kõik ja laseb püha vaimul teha tööd iseendaga. Et meie meele uuendamise teel võiksime kasvada. Kallis, kui su süda on külm, kui uhkus on sisse hiilinud niimoodi vaikselt, kui patt on peidus või kuidagi tulnud su sisse, kui sa oled lihtsalt väsinud täielikult teesklemast midagi, mida sa ei ole, siis tule altarile. See ei ole mitte ainult see füüsiline altar, tule lihtsalt Jumala ette ja ta tuleb su ligi, ta lubab, et ta tuleb. Ta ütleb, et ma tulen su ligi, kui sa tuled minu ligi. Ja ütle talle lihtsalt, issand, ära ütle, et kasuta mind, vaid ütle, puhasta mind. Ära ütle, et õnnista mind, vaid see, millest me oleme täna rääkinud, muuda mind. Tee mind uueks, et ma saaks selle Kristuse näo sarnaseks. See suuri ärkamine, kallid, see ei tule kuskilt väljast, see ei tule eelmist väljast. See tuleb, kui kogudus on pühendanud ja pühitsetud Kristusele. Amen. Tõuseme palveks. Jeesus, kui sa tulid, siis sa ütlesid variseridele, et te silmakirjalikud. Jumal, me ei taha süüdistada täna iseennast ja mina veel vähem kedagi, aga me teame, Jumal, et meie igavik sõltub täna sellest, kas meie süda on sinu ees pehme või ei ole. Et ühel päeval me ei oleks need, kes ütleme, et meil ei ole vaja, me saame hakkama. Ma toetun, ma ei tea, teadusele või millele iganes, vaid me tahame, issand, et meie kogudus, me räägime täna kogudusest, isa, et sinu koguduse üle oleks sinu arm, et meie südamed on pehmed su ees. Puhasta meid, Jeesus, puhasta meid. Sina oled oma täiusliku ohvri Anni juba andnud. Ja me ei taha täna seista iseenesest, sest me teame, et me kaotame selle elu, kui me püüame seda elu hoida. Issand, sa näed igat ühte, kes täna võib öelda, et tema kontrollkeskuses, tema südames on segadus. Segadus väärtuste vahel, mida võtta, mida jätta, kellega olla, kellega mitte olla. Jumal, ma palun, et ta võiks täna julgelt tulla sinu ligi ollu, sest sa oled öelnud, ma tulen siis ja olen sulle vastas. Puhastan sind, teen sind uueks. Jumal, sa oled meid õigeks teinud. Ma palun, Jumal, et me võiksime täna koos selles meeleparanduse vaimus ära anda asju, mis ei kuulu meie ellu, mida ei ole vaja meie elus, mida me ei taha kanda kaasas ühtegi taaka minevikust, ühtegi ütelust, ühtegi mõtet, mis on meid maha kiskumas ja ära võtmas seda, mida sa, Jumal, oled tahtnud anda, rahu. Nii paljud inimesed täna küsivad rahu. Tule Jumala ligi.
Tule Jumala ligi, lase ta sõnal saada elavaks sinu sees ja sa koged taas rahu. Las Jumala vaim annab sulle üleloomuliku rahu. Jumal, too selgust kogudusse. Too arusaama sellest, Jumal, kelleks sa meid oled loonud. Too meile selgus arusaam, kallis Jeesus, kes me oleme sinus. Päästetud, lunastatud, kalli verega, puhtaks tehtud. Jeesus, ma tänan sind selle eest, et me ei ole täna siin süü ja häbiga, vaid see on üle antud, ära makstud, puhas, uus loodu Jeesuses Kristuses. Ja Jumal, ma palun ka uuel nädalal, kui me kõik koos võtame rohkem aega, issand, et oma südame puhtsuse pärast seista su ees. Et peidetud asjad tuleks esile ja Jumal, et sa saaks meid taastada, et koguduse üle oleks eriline arm, iga ühe üle, kes ootab ja otsib sind, issand, et sa kohtad neid nende palvekambrites. Tõepoolest, sa kohtad. Isa, ma palun, su sõna saaks see nädal eriti elavaks. Et midagi uut, mida sina oled, Jumal, tahtnud, et meie südametes saaks alguse. Seda ma palun Jeesuse kallil nimel. Amen. Amen, amen.